võtan kõrvale oma telefoni ja panen ta hääletuks, et siis ma näen ka, et me ikkagi oleme laivis, muidu räägime ja siis valmis? Vajutan Go Live nüüd. Nii, kohe alustame oma laiviga, et ootame veel minutikese, et kõik jõuaksid järgi, kes soovivad ühineda. Nii. Tundub, et meid on kenasti näha ja kuulda. Jana, sinu kaamera on küll välja lülitatud, aga muidu peaks kõik kenasti toimima. No tere tulemast meie Facebooki laivi, kus me räägime maavähendusoperatsioonist nii otse ja ausalt, kui seda veel rääkida saab. Nimelt on meiega täna meie armsad patsiendid Elina, Kristjan ja Jana, lasen ta kohe sisse. Tere! Ja samamoodi Kaalukirurgia keskuse ülemarst dr. Ilmar Kaur, rõõm näha. Minu nimi on Hedi Sults, olen Kaalukirurgia keskuse patsienditugi ja tihtipeale võib-olla see esimene kontakt, kui te meile päringu saadate. Et väga tore, et olete täna meiega ja meid kuulamas. Et proovimegi siis jagada patsiendi lugusid ja võib-olla siis selle laivi teises pooles vastata ka küsimustele, mis meile on saadetud, et neid on omajagu, vaatame, palju me jõuame. Aga hakkame siis pihta. Tere, Elina, rõõm näha. Tere, samad sõnad, rõõm näha ja tervitan kõiki kuulajaid. Räägi natuke oma loost, et sinu teekond oli rohkem kui aasta tagasi, aasta ja 2 kuud, eks ju? Kuidas see otsus sündis? Otsus sündis, võiks öelda, et üleöö, kuigi olen ma ikkagi võidelnud kaaluga juba lapseeast alates, ikka omal käel igasuguste erinevate dieetidega ja iseenda nagu suunamisega ikka sinna trennisaali poole. Aga omal käel ei ole ikkagi tulemused püsima jäänud, mistõttu ma siis otsustasingi haarata nii-öeldes viimase õlekõrre järele, milleks oli siis minu jaoks maavähendusoperatsioon. Ja niimoodi ma siis ärkasingi juulikuus üles hommikul ja hakkasin kohe guugeldama ja võtsin teie kliinikuga ühendust. Nii tore, et sa meid leidsid. Milline su kogemus oli meiega? Kogemus oli, võiks öelda, et täiesti 100% positiivne, et kogu see protsess käis tegelikult väga kiirelt, et pärast ühendust võtmist umbes nädal hiljem olin juba konsultatsioonil koos väga sümpaatse kirurgiga Ilmariga ja umbes 1,5 kuud pärast seda juba olingi tegelikult opisaalis. Ja see oli ka tegelikult põhjus, miks ma otsustasin just ikkagi teie kliiniku poole pöörduda, et kuna haigekassa kaudu minnes on need järjekorrad ikkagi tohutult pikad ja kunagi ei tea, mis sündmus meie maailma veel raputada võib, nagu COVID-i tulekuga ju lükkus kogu see asi veel edasi, et ma tõesti olen väga tänulik endale, et ma ikkagi tegin selle asja ära läbi teie ja seal haiglas kohapeal olles niisamuti oli mul väga positiivne kogemus, et bariaatriaõde Teia käis iga natukese aja tagant ikka vaatamas, kas kõik on korras, kas kõik on hästi. Muidugi närv oli sees ilmselgelt, et just... Oli sul hirme üldsegi, kartsid sa midagi või nagu pigem oli see otsus nii küps?
Otseselt ma nagu midagi ei kartnud, aga võib-olla see, kui sa omal jalul pidid opisaali kõndima ja ise sinna pikale minema ja kuidas kõik õed hakkasid toimetama seal ümber sinu, et siis ikka lõi mingisugune nagu paanika väike sisse. Aga see, nii kui mask ikkagi niimoodi ette pandi ja jah, tšau-tšau, et varsti näeme, et siis ka kõik hirmud tegelikult olid läinud ja jah, aga selliseid hirme küll ei olnud, et äkki ei ärka üles või äkki ma rikun oma elu sellega ära ja äkki ei saagi kunagi enam midagi süüa, et ei, elu kvaliteet on just täielikult paranenud, 100% paranenud ja jah, ma olen väga õnnelik, et ma selle otsuse ikkagi tegin ja tulin ja tegin selle asja ära. Elina, palju sa kaalusid opipäeval, mäletad? Opipäeval ma vist olin 124 kilo, aga enne seda minule teadaolevalt suurim kaal oli 131, aga ta võis ka olla kõrgem, sest et teada-tuntud asi, et kui see kaal kasvab, siis selle võrra vähem sa ikkagi sinna kaalu peale astuda ka tahad. Et ta võis olla kohati isegi kõrgem kui 131 kilo. Ja täna sa kaalud kui palju? 64. Et üle poole oled sa siis nagu väiksem. Täiesti hullumeelne. Sa oled laulja ja lauluõpetaja, see kindlasti nagu mõjutab väga palju su igapäevaelu, eks? Jaa, mõjutab, aga mõjutab ikkagi nagu jälle palju nagu positiivsemal kujul. Et kui ma siin nagu räägin igapäevastest ebamugavustest, mida ma kogesin, olles väga raskelt rasvunud, siis kõik need tööl käimised ja kuna mu elu on ju seotud esinemistega, olgu ma siis ise laval laulja rollis või õpetajana, klaverisaatjana, siis ma ikkagi nerveerin ka omajagu ja sellega kaasnes tohutu higistamine ja see ebamugavus ja ikka oli ebamugav olla üldiselt. Et nüüd nagu sellised igapäevased ebameeldivused enam üldse ei kimbuta, ma isegi ei mäleta, mis asi see higistamine on. Kui ma olen nagu trennisaalist väljaspool, siis see ei ole enam üldse minu jaoks mingi mure või ebamugav, sest kogu aeg on vaja niimoodi teha ja et vastik on ja inimesed näevad ja vaatavad ja endal on paha, et selliseid asju nagu üldse enam ei ole. Kuidas sa taastusid peale operatsiooni? Ma taastusin päris kiirelt isegi, et ma ütleks, et ma olin nädalaga olin ikkagi väga kenasti juba jalul. Esimesed 3 päeva olid võib-olla kõige keerulisemad. Ma mäletan, ma isegi 3. päeval helistasin doktor Kaurile ka, kuna mingisugused väikesed kõhuvalud või sellised nagu pisikesed krambid kimbutasid ja siis minu see paanikasoon minus on ikkagi kohe vaja kõike üle mõelda ja mõelda, et nüüd midagi rebenes lahti, midagi juhtus ja mis iganes on ju. Et siis, et Kaur ütles väga armsasti, et Elina, teate, et teil on 3 päeva möödas, see on täiesti normaalne. Lihtsalt rahunege maha, et see oli ka nagu ainus võib-olla ebamugavus, mis siis taastusperioodil selline nagu kõhklema panev oli, aga kohe pärast operatsiooni esimesed 24 tundi olid üsna ikkagi rahulikud. Öösel ma sain kenasti magada. Haiglas ma juba jalutasin ringi umbes, siis kui ma narkoosist olin enam-vähem toibunud, umbes 4 tundi pärast operatsiooni ma tegelikult juba jalutasin ringi ja püüdsin ikkagi tunnis korra tõusta ja lonksude haaval vett juua ja kõik läks ilusti alla, kõik toimis, paha olla ei olnud, midagi ei valutanud, isegi ööseks ma isegi ei võtnud valuvaigistit muuseas, et ei olnud vaja. Kuidas nagu täna toitumisega on? Oled harjunud oma maoga ja kõik nagu selles mõttes toimib kenasti? Jaa, ma olen harjunud, ma olen palju julgemaks muutunud, et ma ikkagi teatud toiduaineid vältisin päris kaua, näiteks tomatid.
või Eesti õunad koorega ka on midagi sellist, et kuna see kest on ikkagi üsna selline tahke, et siis ma lihtsalt ei julgenud teatud toiduaineid proovida. Nüüdseks ma söön tomatit ilusti koorega ja Eesti õunaga koorega ja kõik toimib, kõik on hästi. Ja menüü on mul ikkagi väga mitmekesine, et ma otseselt midagi nagu välja jätnud ei ole, kõike ikkagi mõõdukalt, magusat ja ikkagi süsivesikuid läheb ka valgu ja kiudainete kõrval, et selliseid ebamugavusi mul jah, tõesti mitte ühegi toiduainega ma ei ole nagu täheldanud. Sa kaalud täna 66 kilo, et kas sa oled oma sellise soovkaalu saavutanud või selles mõttes, et sa oled rahul? Ma olen rahul, ma olen väga rahul. Peadki olema, Elina. Ja ma ei tahaks ka, et ta läheks allapoole, sest tegelikult ma olen ainult 160 sentimeetrit pikk ja kehamassi indeksi kalkulaatori järgi ma olen ikkagi pisut ülekaalus veel, aga aitab. nüüd võiks juba seisma jääda, et ikkagi nagu natuke tahab allapoole minna, mõni päev ikkagi tuleb natuke juurde, siis tahab jälle alla minna. Et eks ta niimoodi hakkabki olema, et paari kilo kaupa võib-olla siia-sinna. Et ma arvan, et mul see nagu stabiliseerumisperiood pärast seda kaalulangust veel isegi ei ole nagu alanud. Et ma ikkagi näen, et ta tahab minna veel allapoole. Aga võiks jah pidama jääda. Mis operatsioon sulle tehti, Elina? Standard gastric bypass. Selge. Igatahes aitäh, et jagasid. Kristjan, sinuga on niiviisi, et sinu lugu jääb päris mitme aasta taha. 6 aastat on mul õigesti meeles. Detsembrikuus saab 6 aastat, et 2016 aasta 14 detsember käisin opilaual. Kuidas sina selle otsuseni jõudsid? Kust kohast see tuli, et nüüd aitab, midagi peab muutuma? Üleüldine kehv enesetunne, et raske oli olla, madal enesehinnang, mulle ei meeldinud see pilt, mis mulle peeglist vastu vaatas ja kogu elu oli raskendatud. Et sellised väiksed asjad nagu trepist käimine, ma ei tea, rongile, bussile jooksmine, et võtsid võhmale higi lahti, palavaga suvel oli tohutult kehva oli olla. Ja ma mäletan isegi seda hetke, kus see konkreetne otsus tuli, et nüüd aitab. Et ma olin Itaalias lõbustuspargis ja siis karusselli peal, see nii-öelda rangid, mis pannakse peale, need ei mahtunud mulle peale. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et nüüd peab midagi muutuma. Ja siis ma juba tegin põhimõtteliselt sel hetkel selle otsuse ära. Palju sina kaalusid, kui sa tulid meil opile? Ma olin 140 kilo kanti. Ja täna oled? Täna hommiku just kaalusin 92 kilo. Väga hästi. Ja 6 aastat. Kuidas see sinu kogemus oli ja kuidas see kaalulangus üldsegi nagu oli? Et kuidas ta siis langes ja kuidas see operatsioon üleüldse sinu jaoks oli? Ja kogemus meiega võib-olla. Kuidas see sinu lugu oli? Kogemus oli väga positiivne, et broneerisin aja doktor Kauri juurde vastuvõtule. Seal väga kenasti seletati mulle ära, mismoodi see asi välja näeb, millised on operatsiooni võimalused. Valisin bypassi, kuna see on kõige tulemuslikum. Ja sai isegi operatsiooni kuupäeva määrata. Fertilitase kliinikus mulle see operatsioon tehti. Kõik sujus väga kenasti. Suurt hirmu, midagi ei olnud. Pandi magama, ärkasin üles. Isegi ei mäleta, et oleksin väga valu tundnud, et võib-olla kergelt siuke tuikav ja hell oli olla, aga väga ruttu sain jalgade peale ja taastumine läks kiiresti. Et ei olnud mitte midagi ebameeldivat. Ja siis hakkas kaal langema? Ja siis hakkas kaal mühinal langema, et ma ei mäleta, kas poole aasta või aastaga vist kukkus 60 kilo põhimõtteliselt, et minu madalaim kaal oli 82. Väga ilus. Oli midagi keerulist ka võib-olla toitumise juures või kuidagi või kõik läks nii libedalt? Oleks pidanud enda peaga mõtlema, siis oleks küll väga keeruline olnud, aga anti väga detailsed toitumisjuhised anti kaasa ja näpuga siis nendes paberites järge ajades sain kenasti hakkama. Et loomulikult oli hirm, et põhiline hirm oligi, et teen midagi valesti, aga nende juhiste järgi oli asi väga lihtne.
sain hakkama kenasti. Kuidas su elu on nagu muutunud võrreldes selle ajaga, kui sa olid 6 aastat tagasi suurem? Et mis on nagu muutunud kõige enam sinu arust? Üldine heaolutunne on muutunud täiesti, et harjumused on muutunud, toitumisharjumused on muutunud, tegelen aktiivselt jõutreeninguga ja olen tohutult palju elurõõmsam ja positiivsem. Ma võin öelda, et tundsin Kristjanit ka varasemalt 6 aastat tagasi, see tõesti peab paika, et ta ongi selline rõõmupallike ja väga energiat täis, et hästi tore, et sa meiega oma lugu jagasid. Aitäh! Ja Jaanakene, sina käisid meie juures 2 kuud tagasi, on mul õigesti meeles? Täpselt 2 kuud, jah. Just. No kuidas sinul see värske kogemus siis on? Et kuidas sa meieni jõudsid ja kuidas sinu kogemus meiega oli? No päris üleöö see ei olnud mul, et selleni ma läksin pea 1,5 aastat, kui jõudsin täiesti otsusele, et nüüd peab midagi muutma. Enne seda proovisin treeningut, toitumist, kõike. Samas enne lapsi mul ei olnud kaaluga tegelikult üldse probleeme. Võisin süüa kui palju tahan, nii palju kui tahan ja kõike, mis tahan. Aga peale lapsi see hakkas ikkagi kaal kasvama. Ja samamoodi nagu siin on räägitud ka lõbustuspargist, et käisin enne operatsiooni lõbustuspargid, et kui ka traksid korralikult peale ei lähe ja siis surutakse sind sinna väga valus, siis ma ütlesin, ei, see on õige otsus, ma pean minema sinna operatsioonile. Et siis ma panin aja ja siis kirjutasin, täitsin vormi, siis sa võtsid minuga ühendust. Sain kinnituse, et see on õige koht, et ei olnud see, et miks jällegi ka ei tahtnud minna võib-olla läbi haigekassa, seal tehakse liinitööd. Et siin nagu pühendati mulle, seletati. Mina veel käisin, kui läksin doktor Kaurile vastuvõttu, enne kui ta võttis mind vastu, ma tegin ukse taga, mõtlesin, et mida sa siin teed, mine ära siit. Et ära ole, mine. See ei ole nii suur ju veel tegelikult, aga see hirm läks üle sellest mõttes. Opipäeval ikka oli pabind sees, narkoosi ees, sest enne seda oli üks narkoosi kogemus, mida kõige parem. Aga õnneks anestesioloog oli niivõrd tore, ta võttis kõik mu hirmud absoluutselt ära. Et ja üks väike pisar ka tuli opi laual, kui hakati nagu toimetama ja mask ette pandi ja siis sinna ma magama jäin ja siis ärkasin üles. Tead, see on nii emotsionaalne protsess, et see on täitsa okei. Et väike pisar teinekord peabki asja juurde käima. Palju sa kaalusid opipäeval? Natuke see sinna oma jalal opi tuppa minna, aga tegelikult kõik olid nii toredad ja nii sõbralikud ja isegi üks õde tegi mulle pea peale vai, kõik on hästi. Mõtlesin, kas ma tohin ära minna, ei, et siit enam ei lähe kuskile. Aga ei, ma ei kahetse üldse. Et tänaseks mul on kaalukadu 15,7 kilo. 2 kuuga? 2 kuuga. Ma olen ülimalt rahul. Ma saan hästi palju komplimente. Ma mahun riietesse, millesse ma pole aastaid mahtunud. Siis särgid on M suuruses. Püksid on 42 suuruses, mida ma pole aastaid näinud. Kas mingi 5-6 aastat kindlasti võib olla seda numbrit. Et kaal näitab küll ühte numbrit, aga minus keha on veel väiksem kui kaal. Aga mul on veel minna, see kaal langeb ilusti. Ta võib paar päeva seista, mis on täiesti okei. Et ainuke, mida ma hetkel ei saa süüa, on kanafilee. See nagu väga ei taha mul alla minna. Magusat õnneks ka ei taha süüa. Nagu mida ma tahtsin, seda kui ma sain. Selles mõttes ju siis mul operatsiooni laual doktor Kaul lõikas selle magusa soolike läbi ikkagi. Et ma olen väga rahul, aga sisuliselt ma söön kõike, aga ma samas jälgin valke, süsivesikuid, kiudainet. Et parim, mis muga sai olla, on see operatsioon tõesti. Oli sinul hirm enne seda midagi, et
Minu suurim hirm oli see, et äkki ma üldse ei võta kaalust alla. Mäletad, et ma isegi helistasin sulle, et kas ma teen ikka õige selle sammu, et äkki ma üldse ei võta alla ja üldse läheb kõik nii halvasti. Sest võib-olla see reaalsus jõudis kohale, et nüüd on see päev, kus nüüd on elu muutev päev selles mõttes. Aga ei, ma ei kahetse. Õed, megasõbralikud, nii toetav personal päriselt käisid, küsisid, pakkusid abi ja alati ütlesid, kui midagi on, tule küsi. Suht ruttu ja suht kähku ma tõusin püsti, kas tund peale operatsiooni ma juba kõndisin ringi haiglas. Et ma teadsin, mida kiiremini ma jalule tõusen, seda paremini on. Väga hästi. Mis sinu arust kõige rohkem on muutunud? Sul on see nagu 2 kuud on väga lühike aeg, aga ilmselt ongi see väline või kuidagi tunned sa veel, et midagi on nagu väga muutunud selle aega? Ma vabanesin migreenihoogudest, ma vabanesin liighigistamisest ja muidugi välimus, et ma näen iga päevaga, kuidas mu keha muutub, kuidas mina muutun. Ja mul on hästi palju toetavaid inimesi, kes nagu toetavad seda sammu. Isegi tööl juhtus nii, et samad inimesed tõmbuvad ja üks klient tuli ostma ühte toodet ja kuidagi me jõudsime selleni, et ta praegu on ka järjekorrast maavähendusoperatsioonile. Tuleb välja, aga ta läheb PERH-i. Doktor Ilmar Kaur peaks teda opereerima, aga hetkel tal see lükati operatsiooni aeg edasi. Mingitel põhjustel ma ei kujuta ette, aga mõtlesin ka, et see on, tõtles ka, et kas ikka tasub, mõtlesin, tasub küll. Mõtlesin, see muudab elu väga palju. No, doktor Kaur, mis tunde tekitab see, et sellised positiivsed kogemuslood, et te muudate elusid? Nad on tublid, eks? Ma tänan kõiki väga hea tagasiside eest ja tänan ka avameelsuse eest, et alati patsientidega vesteldes kuuleb midagi uut, et nii Elina see oli nii Kristjani kui Jana puhul jooksis läbi see lõbustuspargi see olukord, et kusjuures seda ma ei olegi nagu enne sellisena kuulnud või ei ole teadvustanud, et see on üks selline läbivalt ebamugav koht tüsetale inimesele. Ja teine on lennuki istmele, seda ma kuulen ka väga tihti. See on tihedam, aga lõbustusparki ma ei ole kuulnud varem, aga ma jätan selle meelde. Ja seda ma oskan siis edaspidi patsientide käest ka küsida. Et siin panin mõned märksõnad kirja, et Elina mainis see märksõna viimane võimalus või selline viimane õlekõrts. See on üsna tavaline, et patsiendid seda operatsiooni või kirurgilist ravi niiviisi ka vaatavad, sest et nii nagu teie kõik, et ei ole, see esimene samm sellel teekonnal ei olnud operatsioon, et te olete kõik pika maa läbi käinud, et see ei olnud sprint nullist stardijoonest operatsioonina, see pigem on olnud teie kõigi jaoks maraton, et kehakaaluga olete pikalt tegelenud, kindlasti ka mõningate edusammudega, vahepeal kaalulangustega, aga mis siis tõsi, et see tavaliselt on, ta ei ole püsiv ja siis lõpuks jõutakse selle äratundmiseni, et operatsioon on minu jaoks ja ma arvan, et see on hästi oluline tegelikult see eelnev teekond, et kuigi see võib-olla ei vii nagu päris sinna sihile, siis just nii nagu te mainisite, et te võib-olla kuni opilauani veel mõtlesite, et kas te olete õiges kohas, eks, kas see on ikkagi, kas ma ikkagi teen selle otsuse, kas ma astun selle sammu, et kõik see eelnev on vajalik selleks, et patsient oleks veendunud, et nüüd on see õige aeg ja nüüd ma teen selle sammu ära. Mõningane kõhklus on normaalne. Kõik patsiendid kõhklevad ükskõik millisest kirurgia valdkonnas ja need hirmud ja ärevused enne operatsiooni, et ega me selle vastu ei saa, see on väga inimlik. Ja mul on hea meel, et meie töötajad neid hirme
nii palju kui võimalik suutsid teil maandada ja ei võimendanud neid, mis on ka, mis ongi meie roll, milleks me oleme. Et selles küllaltki stressirohkes olukorras muuta patsiendi jaoks võimalikult sujuvaks ja leebeks kogu see teekond. Siis mõned asjad ma veel panin kirja, et Jana mainis sõna elu muutus. Et see ongi tegelikult see, mida me tahame või mis on meie tegevuse eesmärk. Et võimaldada elu muutust, see kaal on üks osa elust, et nii nagu kui sa Hedi küsisid Elina ja Kristjan ja Jana käest, et mille poolest nende elu on veel muutunud ja mida nad elus täna teistmoodi teevad ja tunnevad, siis tegelikult sellest võiks raamatu ilmselt kirjutada, et kõikidest nendest muutustest. Et praegu oleme, senine vestlus meil on olnud sellise plusspoole peal ja positiivse poole peal, et ma saan aru, et meie programm näeb ette seda, et me räägime ka nendest medali teisest küljest edaspidi. Ja ma arvan, et see on hästi oluline, et inimesed, kes seda sammu kaaluvad ja selle sammu lõpuks astuvad, et nad teaksid seda, et medalitel on ka teine külg olemas, on võimalik kõrvaltoimed, võimalikud tüsistused ja lõpuks see on nagu kõikide asjade puhul elus, et kui need plussid üle kaaluvad miinused, siis me oleme nõus mingisuguseid otsuseid tegema. Kui meil tundub, et miinused on suuremad kui plussid, siis mitte ja usun, et selle vestluse eesmärk olekski näidata siis meie tegevust mõlemat poolt, et nendel, kes meid kuulavad, et nad saaksid rahulikult oma otsuse teha, kas see on nende teekonnal järgmine samm või siis enne seda sammu tuleb veel mõningad ajad ja kilomeetrid läbida. Just, mina ka hästi tihti mina samuti hästi tihti patsientidega vesteldes kuulen seesama teekonna koha pealt, et ma pean ühe dieedi veel ära ja kui see ei õnnestu, siis ma võtan teiega ühendust. Ja see on okei. See on osa protsessist. See on väga okei. See peab ka olema ära tundmine, ma arvan, et patsienti poolt, et te kõik oskate seda paremini kirjeldada, seda teekonda. See on see, kuidas minule tundub, sest mina olen teie kogemuse vahendaja tegelikult. Et teie kogemus on tegelik ja isiklik. Et mina saan vahendada teie sõnu, teie kogemusi. Kuna ma näen paljusid patsiente, siis ma võtan endale julguse üldistada mõnikord teatud asju. Aga lõpuks olete teie täna siin, kes oma vahetut kogemust ja tundeid jagada saavad. Väga tore, aitäh. Vaatame otsa ka küsimustele, mis meile on saadetud. Neid on omajagu, vaatame, palju me jõuame vastata siin kambaga. Et küsitakse, kuidas teada, kas pääseksin teie juurde operatsioonile ja milline üleüldse oleks õige operatsiooni tüüp minu jaoks? Doktor Kaur. Kuidas teada, siis kõige lihtsam on, kui me kodulehel lühiankeet täita ja tegelikult see on esmane vastus, kas jah või ei, et see sõltub kehamassiindeksist ja ka teatud kaasuvatest haigustest. Et jätame kordusoperatsioonid, mida on küllalt vähe tehakse, et need on praegu kõrval, et seal need on erijuhud. Aga me pakume operatsiooni alates kehamassiindeksist 30 ja siis lõplik otsus sõltub muidugi ka teatud muudest asjadest, eeskätt siis patsiendi üldisest terviseseisundist, kaasuvatest haigustest. Me peame olema kindlad selles, et patsient on ohutu opereerida. Operatsiooniga patsiendi üldseisund võimaldab ohutut või madala riskiga operatsioon. Siis, mis puudutab küsimust operatsiooni meetodite kohta, siis selline peamised meetodid, mida me ju kasutame esmaste operatsioonidena on siis sleeve operatsioon, standard maost möödajuhtiv operatsioon, standard bypass operatsioon ja mini maost möödajuhtiv või mini bypass operatsioon ja selleks, et asi oleks keerulisem, siis tegelikult võib öelda, et enam-vähem
või suurele osale patsientidest sobiksid tegelikult kõik need operatsioonid. Et siin tihti ei ole küsimus selles, et mis on nüüd õige või vale, vaid pigem küsimus selles, et mis on parem patsiendi jaoks. Et kuna me lõpuks peame siiski konkreetse operatsioonimeetodi välja valima ja otsustama, et siis me pigem läheneme sedapidi, et millised operatsioonimeetodid konkreetsele patsiendile ei sobi või mille vahel mitte, mille me võiksime välistada. Et siin on teatud olukorrad ja teatud tingimused, näiteks patsiendil eelnevate kõhuõnne operatsioonidega, kellel me võime eeldada, et on palju liiteid kõhuõnnes soolte vahel, siis möödajuhtivad operatsioonid, bypass operatsioon ei pruugi sobida. Et tegelikkuses neid patsiente, kelle me seetõttu ei saa bypass operatsiooni teha, on üsna vähe. Sest keisrilõiked, sapipõi eemaldamine, pimesoole eemaldamine, günekoloogilised operatsioonid, need on kõige sagedasemad eelnevad operatsioonid meie patsientidel, aga need ei sega bypass operatsioon. Et neid ei pea kartma. Patsientidel, kellel on intensiivsed kõrvetised, reflukshaigus juba enne operatsiooni, et sleeve-operatsioon ei ole kõige parem valik, sellepärast, et me teame, et need kõrvetised tavaliselt jäävad kestma ja kuna sleeve ise võib need ka tekitada, et siis nad võivad ka hägeneda. Sel puhul standard bypass, võib-olla ka mini bypass oleksid paremad variandid. Siis kui me vaatame patsiendi kehamassi indeksist, mis annab ka teatud indikatsioonid või suunised meile opimeetodi valikuks, me teame seda, et madalamate kehamassi indeksite puhul seal kuni 40 ei ole olulist vahet kaalu langusest, kas me teeme sleeve-operatsiooni, standard bypass, mini bypass operatsiooni. Üle 40 kehamassi indeksiga patsientide puhul me näeme seda, et bypass operatsioonide tulemuslikkus, just pikaajaline tulemuslikkus on mõnevõrra parem. Et need põhjused on erinevad ja see on mitmed põhjused, miks see nii võib olla. Ja kui me läheme sealt veel edasi kehamassi indeksiga üle 45-50, siis me näeme seda, et mini bypass operatsiooni pikaajaline tulemuslikkus on mõnevõrra parem. Seal see on olemuselt on tegemist radikaalsema operatsiooniga, oluliselt rohkem peelselt lülitame välja seederinkest kui standard bypassi puhul ja sleeve'i puhul üldse mitte, et seal me piirdume maa vähendamisega. Et see jutt, see valik ongi keeruline, ma tunnistan seda, et siin ei ole sellist must-valget algoritmi juhist, et milline operatsioon millisele patsientile ja alati tasub arvestada, kuna meil ei ole neid selliseid absoluutseid argumente tavaliselt, siis tavaliselt me alati arvestame ka patsiendi eelistust. Kui tal ei ole ilmselgelt vastunäidustusi 19 operatsiooniks, siis ei ole mõtet hakata vastuvoolu ujuma, kui patsient on veendunud oma lugemuse põhjal, võib-olla mõne enda tuttava või perekonnaliikme kogemuse põhjal, et üks või teine operatsioon tema puhul on just see õige. Et see eelistus võib olla ka eelarvamustel põhinev, me arutame need eelarvamusi, aga veel kord, kuna meil ei ole endal argumente tihti ütlemaks, mis on parem, mis on halvem operatsioon, et siis see patsiendi enda valik, sellele ei maksa väga palju vastu vaielda. Kui me näe, et seal on ilmselged vastunäidustused, nagu ma mainisin. Et tema valik võibki olla see kõige õigem valik, on ju? Just nii, jah, seda ma tahangi öelda. Ja, et kokkuvõttes ikkagi konsultatsiooni käigus te koos selle kõige õigema stiili leiate. Me alati jõuame selle operatsiooni meetodini, teisiti me ei saa, aga see ongi see vestlus patsiendiga, tema hirmude üle arutamine, et siin kas üks hirmud, vitamiini puudused, vitamiini defitsiidi. See on kusjuures järgmine küsimus, vitamiinid ja nende imendumine, et väga palju uuritakse selle kohta. Et kuidas nende vitamiinidega on, et väga-väga palju küsitakse selle kohta just, et kuidas on nende vitamiinide imendumine ja vajalikkus? Selline konsensuslik arvamus ja seisukoht on see, et vitamiinide võtmine peale operatsiooni on vajalik ja vitamiinide võtmine on vajalik peale ükskõik millist operatsiooni, ka peale sleeve-operatsiooni. See on ka vale, natukene selline ebaõige arvamus, et peale sleeve'i ei pea võtma. Tõsi on see, et vitamiinide defitsiidi
mikrotoitainetest, et sinna, sest lisaks vitamiinidele me räägime ju näiteks ka rauast, tsingist ja kroomist. Et nende defitsiiti risk peale sliivi on väiksem kui peale bypass operatsioone, ükskõik kas siis standard või mini bypass operatsioone, aga ta on olemas täiesti. Ja põhjused on väga lihtne seotud kas või juba sellega, et näiteks siin esimese aasta jooksul peale operatsiooni see keskmine toidu kaloraaž ongi seal kuskil 1100-1200 kilokalorit päevas ja üsna ebatõenäoline on, et sellesse senisest poole väiksemasse toidu kogusesse on võimalik sisse panna või ütleme sealt kaudu saada kõik vajalikud vitamiinid. See ei ole tavaliselt nii kontsentraadina toidus, vaid ikkagi siis teatud lahjendusega. Et see on juba üks põhjus. Bypass operatsioonide puhul kindlasti teatud sooleosade välja lülitamine toiduteekonnalt siis on peamiseks põhjuseks, miks siis hilisemalt vitamiinide defitsiit võimalik on. Et seda peab arvestama, see on võimalik, seda saab üldjuhul ennetada vitamiinide lisamanustamisega peale operatsiooni. Kuna see absoluutselt nende ennetamine võimalik ei ole, defitsiiti tekkes, sellepärast see üks kord aastas vähemalt pikaajaliselt vereproovide andmine on väga-väga oluline. Et kontrollida. Ja, just. Üks kirjutajatest meile kardab oma juuste pärast, et räägitakse, et juuksed langevad välja peale operatsiooni. Elina, sinul on ilusad pikad juuksed. Kuidas nende juustega on? Olid nad kuidagi lahtisemad peale operatsiooni? Täheldasid sa midagi? Muuseas, olid küll, aga nagu näha, ei ole ma kiilanenud kuidagi pidi. Seega kasvavad nad tagasi nii kui nii. Nüüd, kui ma käisin juuksuris hiljuti, siis kui mulle seda fööni soengut tehti, siis oli küll näha, et need beebijuuksed on siin 5-6 sentimeetri pikkused alles. Aga nad tulevad tagasi. Mingi osa ikkagi langes välja, aga ei maksa muretseda. Nad tulevad tagasi. Et see võib juhtuda, doktor Kaur, eks? Ja Elina väga hästi kirjeldas need beebijuuksed, et Elina operatsioonist on 14 kuud, vist on enam-vähem 13 kuud möödas, et need beebijuuksed hakkavad kasvama kuskil 6-7 kuud peale operatsiooni, et see esimesed pool aastat, 6 kuud ongi kõige suurem juuste välja langemise aeg tavaliselt. Et siis hakkavad juuksed tagasi kasvama ja see täpselt nii kaua võtabki aega, kuniks me saame aru, et uued juuksed kasvavad, sest et nad kasvavad aeglaselt ja kuskil pool aastat peale seda, kui nad hakkavad kasvama, siis me näeme, et tõesti, et juuksed on tihedamaks jälle tagasi läinud. Juuste välja langemist kogevad umbes pooled patsientidest peale operatsiooni. Et sugugi mitte kõik. Ja, mitte kõik. Ja alati ma soovitan patsientidel mõelda, kui nad on oma varasemas elus kaalu langetanud dieetidega, kas on juuksed välja langenud või mitte. Ja tihti on niiviisi, et kui siis ei ole juuksed välja langenud, siis ei juhtu seda ka operatsiooni järgselt. Ja vastupidi, kui eelnevad dieetid on juuksed välja viinud ajutiselt, et siis on seda oodata ka peale nuppi. Kahju on öelda, aga siin ei ole sellist ühte selget põhjust, et kui me räägime näiteks mingite ainete defitsiitidest, rauadefitsiidist või valgu või vitamiinide defitsiitidest ja siin ei ole ka sellist ühte sellist kõike probleeme lahendavat juuste vitamiini, mis aitab juuste väljalangemist kas vähendada või siis need kiiremini tagasi kasvatada. Et see on ikkagi selline keha reaktsioon, stressreaktsiooni väljendus kiirele kaalulangusele. Et see ei olegi otseselt operatsiooniga seotud, vaid just selle kiire kaalulangusega. Keha loobub ebaolulisest. Et juuksed ei ole eluliselt olulised, et saab ka kilas peale elada. Ja sellises stressi tingimustes siis ta loobudes ebaolulisest, et üheks väljenduseks on juuste langemine. Eile veel nende tagasi kasvamine, kui ta olukord stabiliseerib. Aitäh, Jana, siis sa tead, et võib juhtuda, eks ju. Küsitakse meie käest veel sellist asja, et tahaksin tulla maavähendusoperatsioonile,
aga plaanin ka beebit veel tulevikus, et kas üldse või kuna tohiksin peale operatsiooni rasestuda, doktor Kaur? Enamus meie patsientidest, pakun umbes natukene peale poolt, on viljakas eas naispatsiendid ja rasedus sünnitamine peale operatsiooni on tavaline. Me ei soovita rasestuda esimese 12 kuni 18 kuu jooksul peale opi. Hiljem on see väga soovitatav, soovi korral muidugi, ja väga võimalik. Ja mida me küll soovitame on see, et see rasedus oleks planeeritud. See tähendab seda, et selle planeerimine algaks visiidist toitumisterapeudi juurde, vereproovidest, näiteks näitena, et üks ained, mida me monitoorime peale operatsiooni, näiteks foolhappe, et mis just loote esimese 3 kuu jooksul on väga oluline närvisüsteemi normaalseks arenguks ja alati on hea teada, et enne rasedust, et seda on piisavalt, eks, et see on piisavalt asendatud ja mida uuringud näitavad on see, et rasedusriskid nii loote jaoks kui ema jaoks peale operatsiooni on väiksemad võrreldes ülekaalulise rasvunud emaga. Ja samuti ka sünnitusriskid, et näitena see, et oluliselt väheneb keiskelõike vajadus või keiskelõike tõenäosus peale kaalukirurgiat, sest see on üks keiskelõike riskifaktorid või see olukordi, mis keiskelõikeline sagedamini viib, ongi ema ülekaal või rasvumine. Põhjus on väga praktiline, sest et loodet on keerulisem jälgida ja hinnata loote seisundit rasvumise korral ja seal see keiskelõike lävend on oluliselt madalam, et mitte midagi maha magada. Suure kaalulangusega võib kaasneda ka lõtvunud nahk ja ühel meile kirjutajatest sellega seoses ongi pisukene hirm. Ma tean, et Kristjan, me oleme sinuga sellest ka rääkinud, et see oli üks sinu hirmudest ka. Kuidas selle lõtvunud nahaga sinul on, et sa teed kõvasti jõutrenni? Jah, see oli üks suurimaid hirme, aga praegu ütlen, et hirmul on suured silmad, aga reaalsus on midagi muud, et minul väga ei ole seda, et piirkonniti on nagu nahk nagu natukene lõtvunud, aga midagi nagu kuskil ei ripu, nagu ma kartsin või et minul on sellega hästi läinud. Elina, kuidas sinul on? Minul on küll seda liigset nahka jäänud ja ma tegelikult enne operatsiooni väga palju ei mõelnudki selle peale. Ma mõtlesin ainult nii palju, et ma pigem olen selle lõtvunud nahaga, kui elan ülekaalulisena. Ja eks ikka on olnud mingeid momente, kus vaatad siit nurga alt ja siit teise nurga alt ja mõtled, et oleks pidanud kohe esimesest päevast kollageeni hakkama sööma, aga vaata, elad ja õpid sellega elama ja tegelikult lõpuks harjud ära, et loomulikult ma suvel panen ikkagi bikiinid jalga ja lähen randa, vaadake aga, Sa oled üle poole kaotanud oma kehakaalus, sa peadki seda tegema absoluutselt, et väga tubli oled nagunigi, et kas see lõtvunud nahk on nagu reegel, doktor Kaur, või see on pigem siuke individuaalne asi, et kõigil ju ei pruugigi ta tekkida, eks? Ma pigem ütleks nii, et ta mingil määral siiski kõigil tekib, et päris ilma selle, et ta ei saa. See, mis on väga individuaalne, on see, et kas see häirib patsienti või mitte. Et see valulävi on erineval kõrgusel, et on selge, et kui meil on vanemaealisem patsient, tema kaalulangus on kusagil seal 30 kilo piires, et siis lõtvunud nahk ei pruugi teda, see ei ole tema jaoks probleem, mis teda igapäevaselt häirib või segab või millega ta tahaks midagi ette võtta, aga selge, et kui nooremal naispatsientidel, et see oma keha esteetika on oluline ja see on täiesti normaalne ja seal on, see valulävi on madalam. Me teame seda, et umbes üks patsient 5
kunagi hilisemas elus teeb läbi kas ühe või mitu plastikakirurgilist korrektsiooni peale kaalukirurgiat lõtvunud naha tõttu, seda ette võtta tasub mitte ennem kui 1,5 aastat peale operatsiooni, sest kehakaal peaks olema stabiliseerunud. Nii nagu Elina mainis, et veel ei ole päris selge, et kas kaal on paigas või mitte. Ja kui ma tohin Hedi sinu rolli võtta ja Kristjani käest küsida, et sul on nüüd 6 aastat operatsioonist möödas, et kas sulle tundub, et osa sellest lõppunud nahast, mida sul kindlasti oli mingil määral, on iseenesest tagasi tõmbunud selle 6 aasta jooksul või on ta jäänud selliseks, nagu ta oli näiteks 1 või 2 aastat peale operatsiooni? Pigem on tagasi tõmbunud ja kui ma hakkasin aktiivselt treeninguga tegelema, et see ei olnud peale oppi, et see oli nüüd viimasel paaril aastal, et see on ka teinud selle esteetilise tulemuse oluliselt paremaks. Et see ongi nagu 2 momenti, Kristjani jutust ma selle noppisin välja, et üks on see, et ajapikkuse probleem ka iseenesest mingil määral leevendub ja mõnel patsiendil tegelikult päris palju, võtame aastate jooksul peale operatsiooni, seda nahku võib märkimisväärselt tagasi tõmmata, mitte kõigil kahjuks. Ja teine on selle piirkonna nahaaluste lihaste treenimine, mis ka oluliselt nahatoonust parandab, et see on, ma arvan, et sinu puhul on võib-olla see peamine põhjus, et miks sa oled sellest probleemist, miks ei ole sinu jaoks täna probleem, miks sa ei näe sellest probleemi. Et see on asi, mida tasub teha. Erinevad toidulisandid, kollageen, mida Elina mainis, et nendel võib olla mõju naha toonuse parandamisele ja kindlasti kui on soov, siis tasub neid kasutada, eriti just vitamiine, mis ka kollageeni ainevahetuses väga palju määravad ja osalevad. Et jälle siin ei ole sellist ühte sellist võluvitsa, et mis selle probleemi ära lahendab või mis seda probleemi aitab vältida. Et siin tulebki teha erinevaid asju, tagada see, et ei ole mikrotoitainete defitsiit, tarbida piisavalt vedelikku, treenida nahaalust lihaskude ja kui sellest kõigest ei ole abi ja see ikkagi häirib, siis kindlasti ma soovitan plastikakirurgidega konsulteerida. Et võib juhtuda, aga ei pruugi, et ikkagi... Võib juhtuda, et ei pruugi, aga võib ka juhtuda ja et see ei häiri patsienti, et siin on inimeste, see on puhtalt patsiendi enda otsust, kas ta vajab mingit sekkumist lõtvunud naha tõttu või mitte ja seda ette kirjutada väljaspoolt ei saa. Just. Aitäh. Kuidas alustada, kui on otsus, et maavähendusoperatsioon on just õige samm edasi, et mis ta siis maksab, kas saab järelmaksu ja kuidas või kas üldse haigekassa kompenseerib? Mina hea meelega vastan sellele küsimusele ise ja ütlen niimoodi, et kui juba kuklas kipitab mõte maavähendusoperatsiooni suunas, siis on justkui juba natukene sinna poole ka astutud. Järgmine samm olekski minna meie kodulehele kaalukirurgia.ee, täita ära päringuvorm, et me saaks teiega ühendust võtta ja leppida kokku konsultatsiooni aeg kirurgiga, et sealt hakkab lumepall veerema. Järelmaksu võimalusi on mitmeid, sellest on samamoodi meie kodulehel pikalt kirjas. Julgelt soovitan neid taotlusi siis esitada, kui see mõte ikkagi küpseb, et võib-olla siduvat lepingut veel mitte, kuni kirurgiga on vesteldud, aga lihtsalt, et pilt oleks selge ja rahal on oluline roll selles kõiges, et võib julgelt uurida, mis platvormil te seisate, mis suunas liikuda, et seal neid pakkujaid on mitmeid ja võib täitsa taotluse saata. Kaalukirurgia keskusel haigekassaga lepingut ei ole, seega on meil võimalik pakkuda ainult tasulisi operatsioone. Operatsiooni hinnaks on 5500 €. Haigekassa kaudu operatsioonile pääsemiseks on vaja esmalt pöörduda oma perearsti poole. Kui te haigekassa kriteeriumitele vastate, saate sealt juba edasised juhised ja saate kirja, et pääseda siis kirurgi jutule. Haigekassa kaudu operatsioonile saamine võtab kauem aega, 1,5 aastat, 2 aastat.
Et võib-olla meie eeliseks siin ongi selline lihtne, selge protsess operatsioonile pääsemiseks ja ka ajafaktor, et need, kes täna saadavad päringu, pääseksid operatsioonile juba detsembris, et suhteliselt kiiresti saame toimetada. Hästi vahva küsimus tuli veel, et kas see raha on seda väärt? Mina hea meelega suunaks selle meie patsientidele, et kas oli see seda kõike väärt, Elina? Jaa, 100% oli seda väärt, sest tõesti, ma ütleksin, et minu peaaegu 28 eluaasta juures on see tõenäoliselt parim otsus, mida ma iseenda heaks võisin teha, sest et elame ju ainult ühe korra ja sisuliselt juba 7. võib-olla isegi 6. eluaastast alates on ülekaalu olnud igapäevane häiriv faktor minu jaoks ja ma kohe kindlasti ei tahtnud tervet elu veeta sellega võideldes ja loomulikult elu on veel pikk ja on ees, et tähtis on ikkagi elustiili ka muuta, et nagu see vana hea ütlus, mis meil siin kaalukliinikus on, et kirurg annab jalgratta, aga sõtkuma tuleb ise. Sõtkuda tuleb ise. Ma kuulen ka seda hästi tihti. Nii ütleme, jah. Jaana, kuidas tundub, kas see summa on seda väärt? Kas sinu jaoks oli? 100% väärt, absoluutselt. See on parim investeering oma tervisesse, oma pikaajalisse kvaliteetsesse ellu, kus ma saan toimetada, ma saan olla energiline ema, perenaine, naine. Seda enam, et on koer ja see vajab seda, siis ma ei jaksanud seda, sest häirekellaks oli ka see, kui me läksime matkama, ma ei suutnud trepist üles minna niimoodi, et mul oli veremaitse suus. Nüüd ma lähen mööda treppe, ma isegi ei hingelda enam. See oli tõesti ja Elina ütles ka õigesti, et arst annab võimsa tööriista, ta annab sulle võimaluse muuta elu ja edasi toimetad ise, et jah, peab vaeva nägema, aga see on kõike seda väärt absoluutselt. Mul on kõigest 2 kuud möödas, aga see on siiamaani kõigile parim elu, parim investeering minu elus üldse, mis sai olla. Aitäh, Jaana, Ilmar, sa muigad kohe selle peale. Ma olen Jaanaga absoluutselt nõus ja Elinaga selle tööriista analoogiaga, aga me ikka õpetame kasutama ka seda, et me ei anna võimsat ja ohtlikku tööriista, ilma kasutusjuhendit. Et vaata ise, kuidas hakkama saad. See on tegelikult ju, ütleme selle operatsiooniga endaga võrreldes vähemalt sama oluline osa meie teenusest, et ka õpetada seda ohutult kasutama. Just. Ma vähemalt loodan, et see niiviisi on. Tundub, et kõik on hästi. Vaata, kui rõõmsad nad siin kõik on, et selles mõttes ju siis ikkagi õpetame kenasti. Kristjan, kas see raha on seda väärt, seda kogemust? Jah, ma tabasin ennast mõtlemast, et öeldakse, et raha eest tervist osta ei saa, aga tegelikult ju saab. Mina ju ostsin ja mina olen väga rahul selle investeeringuga. Suured tänud doktor Kaurile. Sellel küsimusel oli ka teine pool, et üks pool oli see, et kas summa on seda väärt ja uurib ka kirjutanu, et kui kaua ollakse niinimetatud rajalt maas pealoppi. Doktor Kaur, kaua ollakse rajalt maas pealoppi tavaliselt? Kaua see taastumine võtab? Küsija peab ilmselt silmas siin taastumist, vahetult taastumist peale operatsiooni. Et tänapäeva töövormid on väga mitmekesised ja palju inimesi töötab kodus. Et siin vajaduse puhul, kui nad kodukontori tööd võib jätkata ka järgmisel päeval peale operatsiooni, kui see on väga vajalik. Aga tavaliselt me soovitame vähemalt 2 nädalat võtta haiguspuhkust peale operatsiooni sellise kontoritöö puhul või arvutitöö puhul ja 3-4 nädalat siis liikuvama töö puhul, et ükskõik, kas see eeldab siis liikumist autoroolis või oma keharammu kasutamist tööl. Ja see 2 nädalat kõigile on
vajalik selleks, et tekiks mingi esmane selline toitumismuster või söömisrutiin peale operatsiooni. Tunnetus ja arusaamine sellest, et mis sobib, kuidas süüa, mida süüa. Ja 3-4 nädalat siis kehalise töö ja treeningu puhul samamoodi on, see on aeg, mis on vajalik kõhuhaavade paranemiseks. 4 nädala pärast peale operatsiooni sellist, kui just tegemist ei ole mingite ekstreemsete tegevustega, et siis enamusi töödest ja ka treeningutest võib rahulikult teha ja alustada nendega. Et pigem suhteliselt kergesti ja kiiresti taastutakse. Aitäh! Selline müüte maavähendusoperatsiooni ümber on alati väga-väga palju ja siin tuli selline küsimus, et kas on kindel, et saan oma elu tagasi? Hetkel kaalu pärast tervis väga käest ära, jalad on haiged. Üks tuttav rääkis, et tema tuttava jäi koomasse. Kas võib nii minna? No neid lugusid on igasuguseid olnud, et pigem vist räägivad need, kes ei tea või... Ei, tegelikult need lood on kõik õiged, et kusagil see patsient on olemas, et ma ju tean kõiki need juhtumeid ja meil on oma eriala selts Eestis, Eesti bariaatrilise ja metaboolse kirurgia selts. Me iga-aastaselt kogume statistikat nii operatsioonide kui ka kõikide tüsistuste kohta, mis Eestis on juhtunud ja ka surmajuhtumite kohta. Ja praeguseks Eestis kokku opereeritud on umbes circa 9000 patsienti, siis aastast 2004. aastast alates. Esialgselt operatsioonide arvud olid väga väiksed esimestel aastatel. Praegu tehakse umbes 800 operatsiooni aastas. Teada praegu on 8 surmajuhtumit, siis nendest 9000 opereeritud patsiendist. Need on siis need surmajuhtumid, mis on seostatavad operatsiooni ja selle tüsistustega. Esimese 3 kuu jooksul peale operatsiooni. Risk rasketeks tüsistusteks, mis ei lõppe surmaga, mis on ravitavad, aga vajavad siis kas kordusoperatsiooni või vereülekannet või pikemat haiglaravi, mingit endoskoopilist menetlust, see on siis sondineelamine mingisugusel põhjusel esimese 3 kuu jooksul peale operatsiooni, et see vajadus on kuni 2% patsientidest. Need on siis need rasked tüsistused, mis väga harva ka need rasked tüsistused lõpevad surmaga. Et see suremusrisk Eestis on umbes 1 patsient 1000-st, et see mõnevõrra erineb kliinikute kaupa, aga umbes selles suurusjärgust on. Aga see on tõsi, et nendest lugudest me teame, et enamust nendest lugudest otsapidi nendest saab lugeda ka ajakirjandusest. Et see tegevus, see valdkond on luubi all, aga ta on, minu meelest on ta hästi läbi valgustatud sellisena ja siin ei ole nagu seda kuskil seal sellise särava pinna all, et seal oleks siis palju surmajuhtumeid või palju raskeid tüsistusi, et need, mis on, need on meil teada. Need on meil omakeskist läbi arutatud ja meil on see statistika on olemas. Hästi huvitav on seda statistilist poolt ka kuulda, aitäh. Väga palju ka räägitakse sellest toitumise poolest ja siin küsitaksegi, et patsiendid võtavad peale oppi väga kiiresti kaalust alla, nagu me siin Jaana puhul ka kuulsime, et 18 kilo 2 kuuga, et kas nad üldse söövad midagi või mida nad siis söövad? Armsad patsiendid, mida te siis sööte, et kuidas see toitumine on reguleeritud? Janna, sina oled nagu kõige värskemalt selle teekonna läbi teinud, et mida sa sööd? Kas sa jälgid, mida sa sööd? Selles mõttes, nagu ma ütlesin, et kanafilee on see toit, mida ma hetkel ei saa, siis ma magu ei võta, aga ülejäänud ma söön, kui Elina vältis mingil ajal koorega tomatid või õunad, seda ma söön koorega tomatid, Jaana hangus meil ära natuke see vist. Okei, kuni Jaana tuleb tagasi. Kristjan, 6 aastat möödas, kas sa jälgid veel, mida sa sööd? Ma praegu jälgin väga pingsalt, mida ma söön, et oli periood, kus ma seda ei teinud. Mingi aeg peale oppi oli see, et sai nagu absoluutselt kõike süüa, isegi seda, mida ei peaks.
ja kaal ikkagi langes või püsis. Aga jah, mõned aastad tagasi hakkas see kaalutõus pihta ja sain õigel ajal nii-öelda härjal sarvist, et hakkasin jälgima toitumist, hakkasin tegelema treeninguga ja tänasel päeval jah, ma jälgin väga täpselt, mida ma söön ja kui palju ma söön ja mis koostises ma seda söön. Nii tore, et 6 aastat ikkagi on nagu, et sa tegeled ja et siiamaani sellest on nagu nii palju kasu, et seoses ka selle jõutrenniga, mis ilmselt seda kõike toetab. Elina, kuidas sinu toitumine on? Kas sa nagu aasta ja 2 kuud, et sa ikkagi vaatad, mida sa sööd? Noh, nii ja naa, ausalt öeldes. Praegu on küll niimoodi, et täielik lust ja lillepidu on elu ja no selles mõttes ma ikkagi pingutan, et teha paremaid valikuid, värskemaid valikuid, et selline nagu McDonaldsi sisse vintsutamine nagu enne operatsiooni ei tule enam kõne allagi. Et ma ikkagi püüan hoiduda sellistest väga ületöödeldud ja fast food, kiirtoidust, sellisest toidust ma ikkagi püüan hoiduda, et paar kogemust ikka on olnud, et hakkabki paha, et siis, aga seda ikkagi omaenda tehtud nii-öeldes valikutest. Aga no kohe pärast operatsiooni, sellised esimesed 3-4 kuud ma ikkagi väga-väga jälgisin ja nagu küsimuse esitanud inimene on öelnud, et kas nad üldse või mida nad söövad, et siis tegelikult need kogused olid mul tõesti väga-väga pisikesed ja ikkagi eelistasin sellist püreeritud toitu, kõik, mis olid kergesti kaasavõetavad, mingid jogurtid, kreeka jogurtid mingisuguse moosiga asjadega ja tasapisi ikkagi läksin nagu julgemaks. Veise hakkliha oli üks asi, mida ma väga, vot sellest hakkas nagu paha kummalisel kombel mõned kuud pärast operatsiooni, et seda ma nagu olen senimaani vältinud. Ülejäänud lihad on väga okeid süüa. Ma arvan, et veise hakkliha on nüüdseks ka väga okei. Lihtsalt tuleb uus võimalus anda ja proovida. Aga jaa, praegu minul on küll selline periood, mis oli Kristjanil, et saab kõike süüa, isegi seda, mida ei tohi ja kaal ikkagi langeb. Et ma püüan vaadata seda, et ma üle käte ei läheks sellega. Et kui on selline kilo-paar tulnud juurde, siis ma ikkagi tunnen, et no. Et nii pikk teekond on ju tehtud ja ma ei läinud niisama sinna opilauale ennast siis nii-öelda lõikama, on ju. Et tuleb ikka jälgida ja nagu härjal sarvist haarata, kui on tunne, et on natukene millegagi liiale mindud. Just, okei. Teate, sõbrad, meie tunnik hakkab täis saama siin, et ongi juba täis tiksunud. Väga tore oli, et kui me siin nüüd joone alla sellele vestlusele tõmbame, siis ma arvan, et väga palju, kes meid täna kuulavad, ongi oma otsustamis mingisuguses faasis, poole peal, panevad plusse ja miinuseid kokku, et kas seda sammu astuda. Mida te neile ütleksite? Jana? Tehke ära ja te ei kahetse. Tuleb tõesti ära teha, et kui see soov on, mõte on, siis ma ütlen ausalt, see tasub ära, tehke ära, et kahetseda pole mitte midagi, ainult parem elu poole. Kristjan? Ma täiesti nõustun eelkõnelejaga, ei olegi midagi lisada. Andke ainult tuld, tehke ära. Elu muutub ja ainult positiivses suunas. Elina, on sul midagi veel lisada? Jaa, kuna ma mingil määral jagan ka Instagramis oma teekonda täitsa avalikult, siis minule kirjutab tegelikult päris suur hulk inimesi
et ma olen neid palju inspireerinud ja nii mõnigi, vot just täna hommikul lugesin sõnumit, kus üks naisterahvas kirjutas mulle, et saatis teie kliiniku poole kirja teele, aga oli seda väga-väga pikalt ikkagi kaalunud ja siis mina olin osa võib-olla siis sellest teekonnast, et ma inspireerisin teda piisavalt, et see samm astuda. Ja ma tahaks öelda, et need kirjad, mis ma saan, nad on ikkagi hirme täis. Ehk et püüdke mitte mental mushroomida, et mitte panna neid seenekesi sinna kasvama, et vot see on hull asi ja siis äkki juhtub see ja äkki juhtub 3, äkki juhtub 4. See ei ole vajalik. Kõik läheb nii, nagu minema peab, ehk kõik läheb hästi. Sinu positiivsus on lihtsalt nii armas, ma pean ütlema, et lihtsalt nii tore oli, et te oma väga isiklikku kogemust jagasite, et väga tore on kuulda, et teil läheb hästi. Doktor Ilmar Kaur, tahate ka midagi sõna sekka veel öelda? Kui tulla uuringute juurde, siis pikaajaliselt peale operatsiooni üle 90% patsientidest ütlevad, et nende elu kokkuvõttes on paremaks läinud. Et hoolimata võimalikest kõrvaltoimetest, hoolimata võimalikest tüsistustest, mis on täiesti olemas. Arstina ma ei saa kunagi lubada seda, et kõik läheb hästi. Ma saan öelda, millised on riskid, kas need on suured, väikesed. Tavaliselt, kui me patsientiga läbi arutame, siis see juba tegelikult palju seda ärevust ja hirmu võtab maha. Nii et mida ma julgustan tegema, on see, et tulla, vestelda, rääkida kirurgiga, tulla, vestelda, rääkida sinuga, Hedi, sul on endal palju patsiendi lugusid ja patsientide kogemusi ja tagasisidet olemas ja siis teha see otsus, et kui see hirm jääb või on tunne, et see ikkagi ei ole praegu täna siin minu jaoks, siis pange see tagataskusse sinna ja mõelge võib-olla aasta pärast uuesti ja võib-olla siis on see õige aeg. Aga see, et te tulete, vestlete, arutlete nendel teemadel kirurgiga, et selleks on, seda ma kutsun üles tegema ja uskuge, et paljud nendest hirmudest kaovad peale seda. Mina väga toetan ka sinu sõnu, et tõesti kirjutage, täitke päringud, et jäätegi mõtlema muidu, et mis oleks võinud olla, kui, et pigem nagu uurida ja saada vastused, eks ju, et ega enne ei tea, kui ei küsi. Meil jäid mõned küsimused siin täna vastamata, lahkamata, aga ma ütleks, et need on pigem sellised isiklikku laadi ja ma kutsun üles oma probleemidest kirjutajaid meiega otse ühendust võtma ja et saaksime personaalselt vestelda ja neile vastused leida. Aitäh teile kõigile tänasel ilusal reedel. Aitäh, Helin. Aitäh, Jana. Aitäh, Kristjan. Aitäh, doktor Kaur. Väga tore oli teiega. Ma loodan, et äkki kellelgi lõi pildi selgemaks, sai küsimustele vastused või tekitas huvi, et võtke lahkesti meiega ühendust ja räägime taas. Aitäh. Aitäh kõigile. Kohtumiseni. Kohtumiseni.